lastakse mahajäetud troopilise saare kohal alla lennuk, mis evakueerub Suurbritannias koolibusse. 2 poissi, Ralph ja üks paks poiss, avastavad ennast rannalt. Pärast natuke tutvumist saab paks poiss aru, kui osav ja teadlik on Ralph ja tema sihikindlus saarelt pääseda avaldab paksule muljet. Pärast mõnda aega arutamist saab Ralph teada, et paksu poissi kutsuti koolis Põssaks. Ralph naerab selle üle ja see hüüdnimi jääb ka paksule poisile ülejäänud raamatu ajal. Nad avastavad rannalt merikarbi ja Põssa mõistab, et seda saaks kasutada saarvennad teiste poiste kutsumiseks. Teised poisid tulidki. Kui poisid on kokku kogunenud, asuvad nad valima juhti ja mõtlevad välja päästmisviisi. Nad valivad Ralphi oma juhiks oma teadmiste ja enesekindluse pärast. Ralph määrab oma paremaks käeks Jacki. Tema vastutab poiste eest, kes jahivad kogu rühmale toitu. Ralph, Jack ja teine poiss Simon asuvad saart uurima. Poisid matkavad mööda mäge üles kogu kambaga. Nad koguvad surnud puude oksi ja panevad need ühte suurde hunnikusse. Kui oli vaja hakata tegema tuld, saadi aru, et Ralph ega ka Jack mõlemad ei oska teha tuld. Võeti abiks Põssa prillid, seda kasutati kui luubina. Poisid said lõkke käima ja nad hakkasid seda hoidma. Poisid pööravad aga rohkem tähelepanu mängimisele kui tule jälgimisele ja leigid haaravad metsa kiiresti enda alla. Suur surnud puiduhunnik põleb kontrollimatult maha ja üks rühma noorimatest poistest kaob, arvatavasti surnuks põledes. Alguses naudid ilma täiskasvanuteta ja veedavad suure osa ajast ja mänge mängides. Ralph aga kurdab, et nad peaksid signaaltuld hooldama ja varjualuseks onne ehitama. Jahimehed ei suuda metsiga püüda, kuid nende juht Jack on üha enam jahipüüdamisega hõivatud. Kui ühel päeval silmapiiril möödub laev, märkavad Ralph ja Põssa oma õudusega, et signaaltuli, mille hooldamine oli olnud jahimeeste kohus, on kustunud. Jooksid ruttu mäe otsa ja otsisid Jacki, kes vastutas küttide eest. Neid ka kustunud lõkkeplatsi oma silmaga. Raevunud Ralph pöördub Jacki poole, kuid jahimees on just oma esimese saagiga tagasi tulnud ja kõik jahimehed näivad olevat haaratud kummalisest hullusest, taas esitades tagajamist omamoodi metsiku tantsuna. Põssa kritiseerib Jacki, kes lööb Põssale näkku. Ralph puhub merikarbi koort ja noomib poisse kõnes, mille eesmärk on korra taastamine. Koosolekul selgub kiiresti, et mõned poisid on hakanud kartma. Kõige väiksemaid poisse, keda kutsutakse pisikeste nime all, on algusest peale vaevanud õuduse unenäod ja üha rohkem poisse usub nüüd, et saarel varitseb mingi metsaline või koletis. Vanemad poisid püüavad teisi koosolekul osalejaid veenda ratsionaalselt mõtlema, küsides, kus selline koletis võiks päeval peituda. Üks pisike pakub välja, et see peidab end meres. Väide, mis hirmutab kogu gruppi.